täna on tormine ilm ja meil on aega, enne kui me läheme kuskile välja, siis ma mõtlesin, et ma kasutan oma näomaski ja juuksemaski, teen full skincare'i, panen valmis ennast, pesen juuksed, teen kõik need asjad, et tunda ennast jälle hästi, sest et nagu te mu eelmisest videost arvatavasti nägite, siis ma olin haige, tegelikult ma natukene olen veel, aga ma tunnen ennast nii palju paremini. Seega, teeme sellise reisi Get Ready With Me. Just siis, kui ma kaamera just kinni panin, siis tuli välk. Igal juhul, mu dušivesi jookseb. Alustame esimeste sammudega. No nii, me oleme ühes väga tavalises Itaalia vannitoas ja korteris üldse, mille üle mul on tegelikult ülihea meel, sest et meile nii meeldib kogeda seda päris elu, mida nemad kogevad. Mida nemad elavad, tähendab. Ma näitan teile, mis tooteid ma kasutama hakkan. Kuna ma seekord ei võtnud midagi erilist kaasa, ma ei tahtnud üldse suuri asju kaasa võtta, sest et ma lihtsalt ei jaksanud neid asju tassida. Või noh, mitte et mina neid asju tassiks, aga lihtsalt ei tahtnud palju asju kaasa võtta. Ma juba näitasin oma eelmises videos ka, aga selline balsam, L'Occitane balsam, üks selline tavaline mingi suvakas dušikeel ja šampoon ühes. Tulin siia akna ette, sest et vannitoas on nii pime ja appi, kuidas mu nägu ja nahk reageerib sellele kuivale, ma tahtsin öelda kuivale veele, aga sellele veele. Ja teeme näomaski. See on see, mis hakkab nagu mullitama. Ei tea, kas on hea. Purifying and brightening. Mu näona. Kohe oli nagu nii lappes sellest. Natuke intensiivne lõhn. See on musta värvi. Ma mäletan, et üks esimestest maskidest, mis oli see bubble mask, oli ka musta värvi. See oli nii hea. Ma raasalt olen ülipikalt mõelnud, peaks seda pole tellima, aga pole ikka veel jõudnud. Nii. Vaikselt hakkab tegema oma tööd. Ma lasen sellel olla, mida kui kaua see olema peab. 10-15 minutit. Näeme 10-15. Look at me. Yeah, my bubble mask girl. Apikene mul läks meelest filmida seda, kui ma selle ära võtsin, aga ma lihtsalt võtsin selle ära. Ma puhastan, pesen oma näo ära, siis ma panen seda. Mu nägu on ikka veel punane. Ja siis ma panen seda CeraVe. Cera. Ma olen teiega jälle teises toas. Esikus, sest et siin on koht, kus ma saan normaalselt telefoni panna ja normaalne, seminormaalne valgus, nii et. Ja mu näonahk üldiselt on päris süke mõnus, väga puhas, hoolitsetud tunnen lõpuks ometi. Aga mul siia suu juurde tuli mingisugune allergia, mida ma ei imesta, sest et mul on dermatiit, aga natuke annoying. See pakend küll ütleb, et ma paneks selle ainult paariks minutiks, aga mis siis, kui ma panen selle mingi tunniks ajaks? See lõhnab väga hästi ja ma pean siia alla rääkima, sest et siin on mikrofon. Wow, kas te näete seda imelist maali või? Ma tahan seda omale koju. Vaadake seda raami. Ma pesin selle maski omal maha. Siin fööni vist oli. Aga ma ei viitsi praegu föönitada, nii et alustame meigiga.
siin on aken lahti ja kardinad pole ees ja lambist tuli mega ilus ilm. Nii et ma panen ennast ruttu valmis ja siis lähme õue. Nüüd sellest momendist alates millegipärast mu mikrofonid ei töötanud, ehk siis te näete kohe mind rääkimas kaameraga mikrofon käes ja sealt ei ole mitte midagi kuulda ja seal on hoopis mina, Eveli, kes on Eestis juba, kes on juba 2 grammi valgem, mitte nii päevitunud. Ma proovin teha seda story time'i võimalikult lühidalt, aga teades mind, siis see tuleb long story long, mitte long story short. Me läksime oma majutusest bussile, et võtta rendiauto. Nüüd me olime juba natukene hajameelsed, sest et kui me bussi peale tahtsime minna, siis me olime kõigepealt ühel pool teed ja kui buss tuli, siis me avastasime, et me oleme valel pool teed, seega me jooksime üle ja õnneks me jõudsime. Nüüd enne, kui me hakkasime teisel poole teed jooksma, siis Sol andis oma telefoni minu kätte, sest tal juba oli jook käes, tal olid mingid teised asjad käes ja siis ta ei suutnud rohkem asju hoida, seega see telefon läks minu kotti. Me jõudsime bussi, kõik oli hästi ja võisime natuke chillida ja ma teadsin, et me pidime 6 peatust sõitma, seega meil aeg oli vabalt. Sol palus oma telefoni enda kätte ja kui ma selle andsin, siis ma ütlesin talle, et kohe kindlasti pane see omal tasku või kotti, sest kui sa käes hoiad, siis see võib ära kaduda või keegi võib ära varastada või kes teab, äkki läheb katki, kukub maha, mida iganes. Pane kindlasti ära see. Ja tema vastus oli, yes sir, muidugi. Ma teen niimoodi. Ja järgmine hetk, reaalselt mingi 4 minutit oli möödas, hüüab Mark, kes jäi kohvritega bussi keskele, et teine terminal on, lähme maha ruttu. Mina ja Sol vaatsime üksteisele otsa ja hakkasime paaniliselt oma jookidega bussi ukse poole minema. Ja teate, see ei olnud väga lihtne, sest et kujutage ette, et teil on käes 2 lahtist limonaadi, millest juba üks kukkus teile jala peale, nii et terve su plätu kleepub. Sul on käekott, mis on nii pilgeni asju täis, et see ei mahu kinni, pluss veel üks suurem kott koos Soli turvatooliga, mis me Eestist kaasa võtsime. Igal juhul me lõpuks jõudsime bussist välja ja ma olin nii rahul, et jõudsime, vaatan Soli poole ja ta hakkas lihtsalt lohutamatult nutma ja mul oli nii kahju temast. Ja ma kohe oma peas lihtsalt sain aru, et jep, Telo jäi bussi ja küsisin talt kohe, et mis juhtus, Solli, mis juhtus, kas sul jäi Telo bussi või? Ja siis ta noogutas, et jaa. Seega õnneks meil tuli meelde, et meil on ta ju Find My's, ehk siis me näeme, kus ta Telo on ja me hakkasime nagu kohe mõtlema sellele, et mida teha ja kas üldse saab midagi teha. Vaatasime isegi natuke neid bussiplaane asju ja juba arvasime, et äkki tuleb meie peatusest mööda jälle, aga siis buss hakkas sõitma, sõitis meie poole ja siis keeras ära hoopis kuskile teise linna poole. Sellel hetkel oli kell vist äkki 10:30 või midagi, seega meie rendiauto kättesaamiseni oli täpselt 3 tundi ja me helistasime sellele telefonile, aga see oli täiesti tulutult. Ja no mõistagi me Margiga olime kohe, et sellele võib nagu head aega öelda, et me oleme kuskil Itaalia hiiglaslikus lennujaamas, kus on sadu ja sadu inimesi ja see buss läheb täiesti X kohta, millest me ei tea mitte midagi, me ei saa seda nagu elu seest tagasi, kuigi üritasime ilmselgelt olla nagu positiivsed ja mitte seda nagu lapsele edasi anda. Ja kuna me niikuinii läksime kuskile sinna rendiauto koha poole, et siis me mõtlesime, et äkki on kuidagi võimalik saada see auto varem kätte, aga ei olnud väga palju usku sellesse, aga mõtlesime, et lähme proovime. Üllatuslikult saimegi omale selle auto ja istusime siis autosse, paneme Find My'st, et ta suunaks meid sinna telefoni juurde. Meie sõit oli, mis umbes kuskil 10-15 minutit äkki ja me jõudsime sinna, kus see näitas, et see seisis ja lo and behold, see sama buss, millega me sõitsime, oligi seal ees ja me nägime seda. Me seisime seal bussipargi nagu väravate juures ja lehvitasime ja hüüdsime, et inimesed, kes seal sees olid, et nad kuuleksid meid. Ja õnneks keegi kuulis ja nad said meid juhatada sinna kontorisse, kust ma siis läksin sisse, küsisin, et mu lapse telefon jäi nagu bussi, et me näeme, et see on siin kuskil, teame seda numbrit ja siis me läksime sinna bussi juurde ja vaatasime. Ja seal see väike armas punane telefon oligi, me olime reaalselt nii õnnelikud ja ei suutnud uskuda, et me reaalselt selle tagasi saime.
Ja telefon on küll teoorias täiesti asendatav, aga lihtsalt see, kuidas Sol omale selle telefoni sai, meil oli nagu eriti hea meel, et me selle tagasi saime ja me olime tõesti nagu nii õnnelikud. Arvestades, et sellel samal reisil varastati minul ja Margil üks nagu shoppamise kott ära, kus oli minu meigi asjad sees, mis ma ostsin, ja Margi silmatilgad, siis see, et me saime selle telefoni tagasi, on nagu mega suur asi.